6. käik. Tervist! Taaskord on eetris Delfi rallistuudio 6. käik ja meil on seljatada üks pöörane rallipäev. Aga edasmidagi võtame selle saate siis kokku. Minu vastas loomulikult mees, kes kellelegi head sõbrapäeva ei soovi, Roland Poom, tere! Tere minu poolt ka. Enne kui me üldse millegagi edasi lähme, siis täiesti haige rallipäev. Ja no ma arvan, et me peame võtma mütsid maha, kui meil oleks mütsid peas. Georg Linnamees, kes võttis absoluudi katsevõidu täna 5. kiiruskatselt, haige ja tead, mis mees on veel haige? See on mees nimega Kaspar Ruus, kes on meil Rootsis. Teeme siis temaga täna kiirelt. Ta ütles, et tal on natukene vaja tempot üles saada. Tere Kaspar, kas sa kuuled meid? Tervitus, kuulen siit läbi muusika taustal, aga teie hääli on kuulda küll. No nii, räägi siis sina omast vaatest. Millest me sinuga alustame? Räägime sinu Rott Tänakust võib-olla. Sina oled mees, kes teda koha pealt nägi, kui löödud ta oli, mis ta rääkis, mis seisud seal üldse hetkel uumeas on? No seis on selline, et Tänak teatavasti 4. katkestas. Tema ralliparki jõudmisega läks veidi rohkem aega kui Rovanperaga. Et Rovanpera oli kohaliku järgi kahepaiku, andis intervjuusid. Tänakuga saime täpselt tund hiljem rääkida. Miks nii? Aga nad olid natuke kaugemas otsas seal, sest see katse, kus nad katkestasid, see oli, ütleme, uumes kõige kaugem katse üldse. Et seal läks natuke aega lihtsalt, aga tulid tagasi. Jah, sai intervjuu, et ütles, et oli hoogu natuke liiga palju, tabasid seda lumevalli liiga palju, tegid spinni ja sellega oligi auto piisavalt katki, et täna jätkata ei saanud kahjuks. No teine mees, Georg Linnamäe, sina rääkisid täitsa temaga seal lõunapausil ja mees oli nagu ülirahul. Ta ütles, et auto toimib üli hästi, kiirust on, reiki on, et ma ei tea, kuidas ta nii kiiresti selle autoga sõbrad saanud on, et see on isegi võib-olla veidi üllatav, sest see Toyota Yaris Rally 2 ei ole ju nüüd nii vana auto, et päris värske selline. Ei, see on väga värske auto, see on väga suur üllatus. Ta oli tegelikult eile, ma rääkisin taga eile ka, et ta oli eile ka päris enesekindel. Täna lõunapausi ajal rääkisime, ta oli väga rahul ja nüüd ma praegu olen siin Red Barn Arena, kus see ja viimane sprindikatse tuleb. Siin on õhtune meediatsoon. Kui me kõne lõpetame, ma lähen meediatsooni ja püüan ka tema kindlasti kätte saada. Või õigemini tema peamine põhjus ongi, miks ma siia tulin praegu, et väga vägev. Et ma ise seda Linnamäe katsevõitu niimoodi ei näinud, sest et ma käisin just Tänakut intervjueerimas, tulin tagasi, vaatan Eigo kuulsat ralliblogi ja ops, Linnamäe võitis katse. Alguses lugesin, et ma võitis Rally 2 katse, aga siis ma sain aru, et ta võitski katse. Et väga äge, väga pöörane. Ja mis ta praegu vist juba sai Evansist ka mööda või? Ma ei ole jõudnud jälgida. Linnamäe on teeme seda siis enne linnakatset seda saadet linti, ehk siis tõepoolest Linnamäe 5. on tõusnud. Kuule, sina kui seal kõvemate rallispetsialistide keskel, ajakirjand keskel, kuidas see päev siis inimestele meeldinud on? Et kas pigem on kurb, et ei nähta Rovanpera ja Tänaku võitluste esikohale või pigem on selline põnevuslaes, et et Rally 2 auto 3. ja täielik kaos? Kurb on ikka, jah. Aga ütleme nii, et kui see pärastlõuna algas nii pööraselt, siis see, mis juhtus nii-öelda hommikul, see vaata, et ei ole nagu nii palju meeleski, et see sama Linnamäe, no muidugi tegelikult Evans ja Neville ja see Evansi lause, et sportlikkus on aknast välja lennanud, et see pakkus omajagu penainet. Et nüüd siin meediatsoon tuleb, siin nii täna kui homme meediatsoon enne viimast seda väikest katset, et saab näha, kas siit tuleb veel mingid põnevaid kommentaare juurde. Kuidas seal ralli spetsialistide seas on? Kas inimesed arvasid, et tegu on, et kas Neville ajas pada sellega, et tal on masinaga probleem või pigem tundus usutav jutt, et mina ei suuda siiamaani sotti selgeks saada, et kumb see on, et ühest küljest justkui tartika lükki, aga samas kui ta selgitab, mis juhtus, siis on küll selline tunne, et kõlab päris loogiliselt. No ma isiklik arvamus on midagi sarnast selles mõttes, et jah, väga mugavalt tuli täpselt Evansi taha see 4 minutit, aga ilmselgelt midagi putitas ja ta ju sõitis ju pooleldi lahtise kapotiga, et kui ta pidi autot parandama, kiirustama ja unustas kapoti korralikult kinni panna, siis see tundub nagu isest ju nagu usutav, et on reaalselt mingi probleem.
kas sul on ka Poom midagi hingel? Mul ei ole hingel mitte midagi. Kahjuks või õnneks kogu see rallipäev on olnud nii crazy lihtsalt tegelikult, et kui esimene pool päevast tundus, et siit nagu midagi ei tule, siis teine pool pakkus nii ulme emotsioone, et võib-olla Kaspar, olete saanud seal rääkida ka, mis arvatakse üldse sellest, et katsevõite niimoodi nendes oludes jagatakse seal Rally2 autodele, et kas see on nagu see sport, mis me näha tahame või ei ole? Ma ei ole siin kohapealsetega sellest niimoodi hetkel veel rääkinud, sest et ütleme, see kõik peab seedimist. Küll aga ma rääkisin meie toreda Jaan Martinsoniga ja tema ei olnud nii rahul, et a la 3-4 ralli ühte on alles praeguseks. Isest on nõus, aga ütleme, see ongi MM-ralli ongi karm, et siin nagu ütleme, kui on väga karmid tingimused, siis ma arvan, sisest käib spordi juurde, et see on kohati paratamatus ja ega me seda ju iga ralli ei näe, et Rally2 võidab, et ma arvan, et kui Lillamäe siin vahele mõne katsevõidu võtab või ühe, siis see on ju isest ju tegelikult ju tervitatav ja äge. Nõus. Ja kuna sa ütlesid, sul on kiire edasi, siis lõpuküsimus on selline, et ma siin kuulasin eilset saadet, sa rääkisid, et välja ei läinud ja olid kodus ja otsisid tööd. Ehk siis klassikaline küsimus, kas sa nüüd tänaseks päevaks või eile õhtul ikkagi oma Uume ja Mökupaari leidsid või ei? Tegelikult ma selle Uume ja Mökupaari leidsingi esimene õhtu, aga ma olin, kuidas ma ütlen, sõin snitslit 2 õlut ja läksin tagasi tööd tegema. Aga eile jõudnud, täna ma ei tea, me siit jõuame 7-8 vahel tagasi, siis on vaja veel päeva kommentaare lõpuni kirjutada, ja ühesõnaga ma ei luba midagi, aga mingid mõtted peas on alati olemas. Kuule, maru mõnus tundub see komandeering olevat, et väike snitsel ja paar õllet, et ma tahaks ka järgmine kord tulla. Sellele paarile õllele ja snitslile eelnes mingi 12+ tundi tööd, aga... No selle mõtteks vahel. Kuule, aga selge. Kui sa ütled, et on kiire, siis on kiire. Et eile me võtame siis ma tahaks sinna meediatsooni joosta. Jookse ja jõudu sulle siis ja ootame sul kommentaare, videosid ja kõike muud. Aitüma! Jaa, räägime homme edasi. No nii, Eigo, me alustame kindlasti tegelikult, ma arvan, räägime selle asja ära. Oli vist kiiruskatse number 3, kui Ott Tänak ja Kalle Roompere ja tegelikult ka Gregoire Munster. Ja, et räägime selle, et selles mõttes, et see ralli muutus täielikult. No täiesti, oli ikka 3, on ju? See oli 3. See oli 3. kiiruskatse järel, ehk siis päeva teise. Et siis oli esimene helik oli 7 sekundi sees, tundus, et me saame siis üliägeda mitme venna võistluse ja siis lendas Tänak. Ja minu ennustus oli nii hea, ma olin väga rahul oma ennustusega ja see kõik lendas vasta taevast ühe parem kurviga. Nimelt siis tegelikult, kui ma sain õigesti aru, siis Kalle Roompere vist seal samas kurvis, ma võin eksida, aga mulle tundus, et see sama kurv, sest videoid ju tegelikult ei ole, mitte mingit infot selle kohta ei ole, kus või mis Kalle Roompere tegi, aga Ott Tänak siis selline parem kurv, päris kitsas ja kergelt sellise nukiga kurv see oli. Hoogu palju päris ristida sinna läks ja siis vasakpoolne lumevall selle nina sisse tõmbas. Tegi samamoodi 360 nagu Elfin Evans tegi selle katse varem, mis oli ka väga raju tegelikult nagu olemuslikult. Ja Kalle Roompere sinna samma kurvi minu andmete põhjal ka läks täpselt samamoodi juppe seal maas vedeles pärast Toyota juppe ja seal natuke hiljem ta seal seisis. Ja, et mõlemad kirjeldasid sarnaselt, et Tänak ütles, et hoogu oli palju, puudutasime liiga kõvasti lumevalli, tegime spinni ja jahutusvedelik oli väljas ja Roompere ütles siis, et tegime spinni, radiaator läks ja läks ka rehv, et üritasime küll masinat parandada, aga hooldusalasse polnud seda võimalik tuua. Ehk tegelikult ralli sellise dünaamikale tegelikult ikka jama, selles mõttes, et mõnes mõttes tundus korraks, sel hetkel tundus, et ralli on läbi, selles mõttes suures plaanis on läbi. Tegelikult tundus, et et nüüd on lappi Katsuta, kuskil lasevad ees, võib-olla Evans kuskil tõristab järgi, et selles mõttes sel hetkel, kui mõlemad landasid välja, see Munsterid, siis emotsiooni tõmbas korraks alla küll. No sulle meeldib alati kronoloogiliselt liikuda nende asjadega, siis kui me võtame selle hetke, siis tõesti, selle hetkel tundus, et nagu siin pole suurt midagi vaadata enam.
ja selles mõttes natuke aega nii oligi. Et tegelikult olgem ausad, no nagu Kasparile siin Jaan Martinsel oli öelnud, et ega see hea ei ole, no ta ei olegi, loomulikult ei ole hea. Ütleme, et selle ralli selles mõttes päästis see, mis siin teisel päevapoolel toimuma hakkas. Need olud olid lihtsalt niivõrd keerulised, et see päästis tegelikult selle rallipäeva ära. Ma arvan nii-öelda rallifänni jaoks, et see põnevus lihtsalt keris lõpuni välja täna. Jaa, et võtame siis, ehk linnaratsel võib kõik juhtuda, aga võtame siis need mehed siit järjest ette, kus nad on enne linnaratsed peale ralli 7. ratset ehk Esa-Pekka Lappi sai sealt lõpus tulla, Lappi andis selle hooaja parem intervjuu vist andis, et see oli see, kui et sõitsin targalt, et ma usun, et Munsteri pole lumes kogemust, kuidas neist oludest sõita, et tal oli täiesti perses sõidujoon. See oli nii hea, aga see ei olnud nagu kurjalt öeldud, vaid ütleski, et näed, et siin ees üks noor poiss laperdab vallist valli, et on näha, et tema ei oska, mina oskan, aga no jube kaua läks ikkagi Lappi laega, et see Katsuta kinni püüda ja mööda minna, ehk arvestades just eriti seda stardi kohta, et võinuks eeldada, et see juhtub enne nagu päeva pikka kirskatset. Ja, täiesti nõus. No okei, vaatame, kui nüüd hakata Lappi peale mõtlema eilsega, siis eile tundus, et oli täiesti liimist lahti ja see nii-öelda autoga sina peale saamine või nende oludega kuidagi kohanemine võttis nagu katset aega. Et selles mõttes arusaadav on ju Montes Katais sõitnud, pikk paus taga, aga lõpuks tundub, et nagu sai kätte mingi rütmi. Olgem ausad, ega Lappi enda sõidustiil kõige puhtam ei ole, mulle tundub, et kui seda onboardi vaadata, siis auto ikka laperdab seal päris rajult võrreldes mõne teise mehega. Aga selles mõttes me teame, et Lappi sõidustiil ongi selline võib-olla veidi rajum nii-öelda vaadata. Aga ma arvan, et selles mõttes siiamaani tegi oma töö ilusti ära, et ma ei hakka ära sõnuma enne viimast katset, aga selles mõttes ju tubli töö, ja Takamoto Katsuta, me võisime arvata, et tal on kiirust Rootsis, sest kiired katsed talle meeldivad. Ta on Soomes üles kasvanud siin rallimaailmas põhimõtteliselt, on ju. Ja 2018, me ei saa unustada seda, et 2018 ikkagi WRC2 võit, et kiirust tal on ja lume peal ta mugavalt tunneb ennast, aga ma arvan, et täna ikkagi kõiki olusid arvesse võttes ta ikkagi üllatas kõiki nendes oludes. Hoida tempo peal oli kõva. Vaat sina vist, ma ei tea, kas palju sa kuulasid, vaatasid see DLC, aga tal see viimasel sellel pikal kiiruskatsel oli ikka selline moment, et hoia ja reela, et oleks võinud seal halvemal juhul lõppeda nagu lõppes, eks ole, Tänakul Romperal, aga tal läks õnneks, aga suures plaanis ikkagi Katsutal selles mõttes küpsõit, et tegelikult kui ta seal liidriks tõusis, siis ta 5. kiiruskatsel ütles, et jah, et Lappi tuleb tagant, aga minu asi, et pikad päevad on ees, minu asi, eks ole, on ikkagi lõpuni tulla, et ei olnud seda, et ei olnud sellist asja, et siis noore poisi uljust, et no nii, et näpud püsti ja let's go, vaid oligi rohkem, et rahu, me sõidame, tuleme kohale, et küpsõit, 2 sekundit Lappi ja vahe, aga No selles mõttes tegelikult ega nad on, olgem ausad, see liiga on täiesti erinev, kus nad selles mõttes oma olemuselt praegu on, et üks on pooliku hooajaga paneb, teine paneb täishooaega. Mõlemad, tegelikult on pull olukord see, et mõlemad mehed on nii-öelda rivi 3. sõitjad, suures pildis. Et nad on need varumehed, nad on varupingi mehed, kes sital olukorral peavad tooma need punktid ära ja mõlemad on need mehed, kes praegu seda tööd seal ees teevad, et Lappi ei saa samamoodi tegelikult seda mingit lollusi seal tegema hakata. Ta teebki täpselt seda tööd, miks ta sinna toodud praegu on, et kui esimesed seal ära läbi küpsevad, siis tema peab tooma mingid kindlad punktid. Ja Katsuta puhul sama, nii et selles mõttes on päris äge olukord. Aga Katsuta poolt selles mõttes täiesti nagu, seda sõitu me oleme näinud, aga kuidagi väga tark just, mis sa ütlesid, see viimane pikk katse, mis siin oli, et pärast seda, et kus ta võttiski maha veidi ja ta ei üritanud nagu liiga hullu suruda seal. Mida ma veits kardan on võib-olla homne päev, et tavaliselt tal on nii, et ta nagu väsib ära ja põleb läbi kuidagi, et see ühel hetkel see hoog raugeb ära. Aga täna ma arvan, et see vahe on sisse sõidetud nii aus, et ta tegelikult saab hakata manageerima riske ka, et ta ei peagi nagu homme liiga hullult panema, et ta võibki vahepeal seal sammu tagasi teha ja hoida oma positsiooni. Ja, et eriti arvest seda, et ega see Lappi nüüd maailma kõige
kindlam autotojutooja ajalooliselt ei ole olnud, et ei ole vaja otseselt vist suruda ka. Aga see edasi, mis sealt tuleb minut vahet, läheme siis järjest, et ja hetkel enne linnaratset 3. koht, nagu see me kõik ennustasime, on 3. kohal Rally Katsauto, mille roolis on Oliver Solberg ja Rally Katsauto, mille roolis on Oliver Solberg, kes pole veel ühtegi kord olnud rõõmus rallil. Ma just tahtsin mainida seda, et nagu kohati hakkab piinlik ja Mollil oli ka seal minu just kommentaator või see, kes intervjuusid võttis, oli ka juba nagu, kuule, Oliver, nagu äkki saaks natukene naeratuse, ole rõõmus, et sa tuled, võtad katse võita ja ma ei tea, kus sa oled, et absoluutarvus, et natukene võiks ju rahul olla. Selline keskealine vingus Eesti vees natuke, et kõik on halvasti, kõik on tegelikult on elu lilli hästi, kõik on halvasti, käsipiidur ei töötanud ja oleks võinud olla kiirem ja lasin siin pikaks ja oleks siin seda ja oleks siin toda, et selles mõttes, et kahtlane, aga selles mõttes Oliveri koha pealt tuleb mainida ära, ma arvan see, et ma pead ei anna, aga ma arvan, ta pole ka Rally 1 autoga kunagi päeva lõpetanud 3. Ehk see on ta karjääri parem tulemus päeva lõpetuseks, ma arvan. Statistika puudub, pole jõudnud vaadata, aga ma arvan, et nii on. Selles mõttes ajalugu on tehtud tema karjääris ja ega keegi poleks arvanud, et see päev niimoodi lõpeb, nii et mul pole ammu vaata sulle saadet, mul meeldivad need poomifaktid, et on kindlasti pole varem 3. olnud, ma arvan, tegelikult ma ei tea. Kuule, see on okei. Ma pole see statistikaga, ma nagu julgen pool pead anda. Jaa, aga üks mees, kes on ka selline omamoodi olnud, 4. hetkel siis Formeau, ta ei ole nagu otseselt nagu ta on nagu alati olnud nagu hädas, et ta on nagu tore öelnud, et tahaks nautida sõitmist, aga olud on nii käest ära, et nautida ei saa, et see on probleem, et tahaks nautida, aga väänlen siin ja olen raskustes ja joont ei ole ees ja auto laperdab ja kõike seda, aga selles plaanis samas selgelt kiirem ja parem olnud kui Evans, Neville või Munster, kes on kõik tema seljad, aga selles mõttes paremalt. Jaa, aga isegi kui me võtame Evansi ja ma ei tea, seal teised mehed eest ära võrdleme, siis näiteks võtamegi, kes seal ees on Lappi ja Katsuta, siis tegelikult ju stardipositsiooni mõttes Lappi ja Katsuta startisid kas Katsuta, mitmendana Katsuta startis? Oli seal, mul on praegu täitsa lühis. Kõigepealt Formeau ja siis Katsuta, et Katsuta oli hiljem kui... Okei, selles mõttes see Formeau ja Katsuta tulid üpriski võrdselt stardipositsioonilt ja tegelikult Formeau sõitis viimati talvel Big Refiga 2 aastat tagasi väidetavalt. Ma nüüd ei tea, mis rallis oli või kuskil küla vahel käis. Et jällegi, kindlasti on tal ju vaja tõestada ennast. Ma arvan, et tal on vaja oluliselt rohkem tõestada ennast kui Katsutal selles mõttes, et autot tee peal hoida, et ta on seda kohta väärt ja hoida tegelikult päris head tempot peal. Et selles mõttes ma ütleks, et see on Formeau poolt on üllatavalt hea päev olnud, et ilma vigadeta see lõpuni tuldi nendes oludes ja see on juba omaette kõva sõna. Ja et selles mõttes, et kui niipidi võtta, et kui lendas eest ära see tänaka Rovanpere mängust, ütleme peale 4. kiiruskatset, enne kui läks see lumeloteriiks, eks ole, kui mitte keegi ei saanud Atleme ralli jahedaksid valitsema, siis tegelikult Katsuta, Lappi, Evans, Formeau mahtusid 20 sekundisse ja see oli juba selline ausa sõidu pilt. Ja see oligi see ongi ju väga hea. See on ju tegelikult tulemuse mõttes on see väga hea lähedal püsida, see 20 sekki. Ma ei tea, palju täna ära sõidete, mingi, ütleme 120 kilts on sõidetud suurusjärgus, siis väga okei. Aga nüüd jõuame ikkagi selle põhiteema juurde, kus me ikkagi peatume pikemalt, ehk siis tegelikult oli juba päeva esimeses pooles hästi, et nagu öeldud sai, Linnamäe rääkis Kaspar Ruusiga, kiitis masinat, sel hetkel ta oli Rally 3 arvestuses, Rally 2 arvestuses, 3, üldarvestuses 800, mis siit edasi tuli, üldkokkuvõttes, mitte Rally 2 arvestuses, esikoht, teine koht ja viimasel pikal kiiruskatsel siis 7. koht. Mis asi see oli? Ma vaatasin seda kodus ja mul oli lihtsalt nii hea meel. Sa ei kujuta ette, kui hea meel mul oli. Mitte isegi nüüd absoluuti tulemused me võime kõrvale jätta, aga see, kuidas ta Solbergi nagu surub seal, kuidas ta suutis Solbergil kanna peal astuda. Kuulasin enne rallit ka
Power Stage'i podcastis Georgi nii-öelda arvamust, et mis ta teha võiks, ta ütles, et ta tahab saada oma esimest poodiumit kätte ja tahaks panna niimoodi, et oma esimesed poodiumid võtab hoopis võidu. Et ta oli jube enesekindel enne rallit ja mul hullult meeldis see eelmisel hooaja põhjal me ju tegelikult nägime kogu aeg, et tal on kiirus olemas, aga see stabiilsus on selline kohati probleemiks. Loodame, et ta toob selle siit ära. Aga igal juhul see, mis ta siin näidanud on, ma arvan, et ta on väga pildis selle tänase sõiduga kõikide tehase meeskondade nimekirjas ka seal kuskil juba sees, et kui keegi seal Exceli tabelit teeb ja Wilsonil kindlasti on seal sõitjate, Rally 2 sõitjate Exceli tabel ka seal, siis Linnamäe on sinna sisse pandud. Ja, et muidu ma saan aru, selline küünik võiks öelda, et tuli seal tagant ja oli kõige parem stardiaid ja bla bla bla, Korhonen tuli tagant, seal teised vennad tulid ka tagant ja Linnamäe tuli, tegi, nägi, võitis, on olnud läbi ralli kiire. Me võime võrrelda tegelikult väga hästi nagu Pajariga. Samade autodega sõidavad ja Pajari, ma arvan, et selline meeskonna tugi, isegi Toyota tehase tugi, kõik on nagu tegelikult veits rohkem, ütleme, see tugi on nagu next level, ma arvan, mis Pajaril on ja sõita Pajariga võidu, olla temast eespool, ees ainult Oliver Solberg. No kurat, ideaalne. Üks asi jätab Rally 2 silma küll. Kui me tavaliselt oleme harjunud vaatama Rally 2 kokkuvõtet, siis on enamasti olnud Škoda ja nii edasi. Siis sel korral on Škoda, Toyota, Škoda, Citroen, Škoda. Ja siis isegi Yamamoto on seal Rally 2 meeste seas 9 ehk kuule, et kas see Toyota on päris hea masina kokku pannud selle Rally 2 peal? No võik, ma arvan nii öelda, et tegelikult Monte tekitas ju veits küsimusi, et pigem isegi pärast Montet oli väike nagu kartus, et kas see auto on piisavalt hea, kas Linnamäe tegi selle õige nii-öelda otsuse, et nii varakult selle auto peale switchida või oleks võinud oodata pool hooaega, ühe hooaja, et see auto nii-öelda beebiväed ära likvideeritakse, aga ma arvan, et Arctic näitas ära, Arctic Lapland Rally näitas ära tegelikult, et mingid probleemid on lahendatud, lume peal see auto liigub väga hästi ja ma arvan, et täna siin võib küll öelda, et ma arvan, et võib öelda, et see on uue Škodaga võrdne juba praegu. Ja me tegelikult räägime teisest MM-rallist selle auto jaoks, et see arendus ei ole siin lõppenud, et see auto tehakse iga ralliga aina paremaks, et see on kindlasti paari ralli jooksul võib juhtuda, et on ka Škodast juba üle. Seal muidugi on alati vist see oht, et lumes ja kiirel kruusal on kiire ja siis läheb asfaldile, siis vaadatakse topa, et Citroenid ja asjad. Et see võib juhtuda, et asfaldil on hoopis teine lugu, et ilmselgelt läheb nagu põhirõhk arendusest läheb kruusa peale ja kruusa seades auto on sama, mida kasutatakse lumeseades nii-öelda, et selles mõttes see loogika võib olla küll nii. No me ei tea, mitmendana ta lõpetab, võib-olla siin linnaratsel paneb hullu, aga Evans, 6 koht, ütleme 6 koht ja ta on selle juures päeva õnneseen, 2 ikkagi, no ikka päris sellist karmi olukorda. Ütleme, esimene neist, kus ta spinni pani, ma ei tea, mis kiiruse pealt ja lihtsalt samas joones lihtsalt täiskaasil edasi, no see oli ikkagi aasta joppamine, see jääb aasta joppamine. See oli nii sür vaatamine, et vaatasid, no ongi läinud, ja ärsku vaatad, tüüp on gaasi peal ja kui hakata vaatama, palju ta seal kurvis siis aega ära andis, no 0, võib-olla midagi andis, et see oli täiesti uskumatu ja et noh, joppamine, selles mõttes ma ütleks, et see on joppamine ja kui ma vaatasin täna TV6-st või Go3 Spordist, ma mäletan, kus ma nüüd vaatasin seal hommikupoole neid ülekandeid ja siis Kruus ütles ka, et no teist korda seda enam ei juhtu. Et kui ta läheb palli otsa, siis ta enam seda autot ära ei too, et see ralli jumal ei saa olla Evansiga. Mingi selline kommentaar oli, ja ta pani veel. Ja ta pani ühe korra veel valli ja tõi selle auto ära, et no õnneseen kindlasti. Neville natuke võib-olla tegi tal seda olemist huvitavamaks, et päris nii õnneseen ka ei saa olla. Ja, aga see, et kui niimoodi 2 korda on tassinud, kuule, kas mul tasub hooaja kokkuvõttes nüüd raha Evansi peale panda, kui ikka ralli jumalanna niimoodi tassib, come on, see ei ole ju reaalne. Jaa, võib-olla küll, et Evans on tegelikult ju, olgem ausad, tegelikult isegi seal
päeva, selle teise poole, kus nii-öelda ta pidi startima esimesena Neville'i ees, siis ma ütleks, et sai ikkagi päris hästi hakkama. Jah, selles mõttes vähemalt on tal kindlad punktid siit tulemas ja homme tal on kindlasti siit mitu meest veel ära püüda, et selles mõttes ma arvan, Evansi poolt päeva lõikes väga tubli töö. Räägime siis Neville'i case'i ka ära, et päev läbi seal puhastas teed, see jutt oli iga kord selline, et sisuliselt oli mitte midagi polnud näha, puhastan teed, ma andsin endast parima, olen aedlane, oligi aedlane selles mõttes ja siis ühel hetkel ühe katsestardis oli masinarallal 4 minutit, see 40 sekundit trahvi, tuttus Evansi selja taha. Jah. Ta vist selgitus oli, et kuidas ta ütleski, et meil on mootoriga probleemi ja bla, et ütles, et ta eitas, et see on taktikamäng ja ta ütles, et kütuse survel on probleem, mis on ainult kiiruskatsel ehk probleem on ülesõitudel. Kiiruskatsel on kõik hästi, et ülesõitudel on see, et kas kui me vaatame seda tabelit nüüd, eks ole, siis see juhtus küll tänu sellele, et Formeau läks näiteks Evansis meeletult eest ära. Neville ise radatas aega, ma ei tea, kas sina usud, et seal kuskil keegi ütles, et sul on targem võtta 40 sekundit, see tundub juba palju ja Neville ise kutkus esikümnest välja, et ta ma ei oska seisukohta võtta jätkuvalt. See on päris, enne kui ta kommentaari andis, ma olin siin 110% kindel, ja siis kui ta andis kommentaari, põhimõtteliselt see kommentaar oli siis selline, et tal on kütuserõhu probleemid ja kui küsiti, et et Evans põhimõtteliselt arvab vastupidi, et sa siin lihtsalt keerad jama, et siis ta ütles, et Evans põhimõtteliselt nägi ka, et tal seal kuskil refuelis või kuskil oli, et Evans nägi, et ta ei saanud autot käima, mingi selline teema oli. Ma arvan, ma võin isiklikult lihtsalt spekuleerida, ma arvan, et mingi probleem seal oli, aga selle pärast poleks pidanud jääma hiljaks. Ehk tegelikult 2 asja viidi kokku, et väike probleem on, näpime siis natuke ja laseme töö mööda, sest tegelikult me nägime, Neville'i tuju oli selline, et kui seda allkirja seal lepingu all poleks olnud Hyundai meeskonnaga, ega siis ta oleks asjad kokku pakkinud oma helikopteriga kodu poole lennanud. Ma jään siiski oma arvamusele kindlaks, et see oli taktika. Okei. See meil on, ja ma võin siin selles mõttes kas see meeldib rallifännidele või ei meeldi. Me võime öelda, et Evansile on ilmselgelt see meeldinud. Aga ma jälle oma arvamuse avaldan, võib-olla see ei meeldi paljudele, siis see oli üks kuradi vägev käik. See andis põnevust. See on lõpetus, on ka meeskonnasport, eks ole, ja ma arvan, meeskonnaspordis selline väike taktikalised lükked on vist täitsa okei asi. Ma arvan ka, et tegelikult selles mõttes päeva mõttes ta jäi nulli, aga mis ta tegi sellega? Ta tegi seda, et Elfyn Evans on ilmselgelt ta tiitli nii-öelda konkurent väga suur ja ta võttis lihtsalt potentsiaalselt mõned punktid Evansi eest ära, et teised said mööda, et kas tema nüüd sellest olulist võitis? Ei võitnud, aga ta tegi Evansi elu lihtsalt keerulisemaks. See kahjuks vist on nüüd viimane päev, kus me lund saame, et sellest on vist kahju, et see lumi, kuidas see ikka nii kaardid sassi siis mängis, et selgita see lahti, et tegelikult see oli ikkagi, kui sul ikkagi kuskil 10. või 15. umbes startiv Linnamäe on kiirem kui kõik esimesed 8 või 7 ralli 1 autot, et see on ikka jõhter vahe vist. Et seal oli, see kaamera pilt näitas ka, et selline ikka korralik pehme mass oli seal maas. See on jõhker vahe, sest piikref hakkab tööle siis, kui nael ulatub maapinna sisse ja sealt kraabib. Ja selle lumeses see ei ulatunud sinna sisse, et seda puhastust oli ikka äärmiselt palju, väga palju. Ma võin lihtsalt paralleeli tuua mingi taktikamänguga, kusjuures minu viimane ralli Poola Euroopa meistrivõistluste etapp paar aastat tagasi, siis seal pandi nii-öelda stardipositsioon pannakse järgi shakedowni tulemuse põhjal. Ja top 10 siis saavad valida oma positsiooni. Ehk kui ma läbisin shakedowni, ma sain seal katse lõpus aru, et okei, mul olid paar kohta veits tuksis, et võib juhtuda, et ma jään katse peal 10, mis tähendab, et ma saan viimasena valida stardikoha, see tähendab, et ma lähen esimesena rajale, mis on räige kaotus, samamoodi sekund kilomeetrile kindlasti. Et mis sellel hetkel pidi tegema, oli see, et ma lihtsalt võtsingi gaasi maha.
panin road mode ja sõitsin selle shakedowni lõpuni, ehk ma sain startida seal umbes 20-ndana, on ju. Et tegelikult, kui mingid võimalused on, siis seda taktikat tuleb ära kasutada, aga lumeoludes nii on ja ma arvan, et sarnased olud tegelikult olid Otepää rallil Eestil teisel päeval. No võt sellepärast sul see Neville meeldib, sa ise ei, ma ei ütle, et mulle meeldib, mulle lihtsalt nagu võib-olla see pakub huvi nagu, kuidas seda mängu mängitakse, et noh, kuna need on ka nii spetsiifilised rallid, siis me niikuinii teise poole hooajast näeme nagu täiesti nagu tuima andmist, on ju. Et äge on näha sellist asja, no ma ei tea. Kui ma eile jalutasin, siis mõtlesin, et peaks tegema selle mängu, et võtad iga kord pitsi, vaata, iga kord öeldakse mõnes ralli saate see spetsiifiline ralli, et lihtsalt meenus. See on hooaja alguse teema. Ja. See viimasel ratsel pimedas sõidus, noh, mul oli huvitav, võib-olla ma panen täitsa mööda. Esimesed vennad kõik tulid ja ütlesid, et pime, tuled, mitte midagi näha ei olnud, üks hele mass, kõik oli halvasti ja siis tuli lappi, et ütles, et osad tuled maha, täiesti okei oli sõita. Kas võiski olla nii, et lappi seadistas tuled teistmoodi ja oli targem kui mitte soomlased? No jah, selles mõttes, kuigi palju ta saab seda timmida seal, on ju, et suunata lihtsalt tuled rohkem vasta maad. Kunagi, ma mäletan, et talverallidel, kui R2 autoga või Rally 4 autoga sai sõita, siis olid halogeenid ees ja need suured latakad, on ju, et siis me teipisime tihti peale nad pooleldi kinni, et lihtsalt näitaks alla. Et selles mõttes see oli kindlasti, ma arvan, kui ta ma ei tea, kas ta tegi või teinud, ütles või? Ei, ta ütles, et talle, ta ütles, et jah, ma keerasin tuled maha, et ei ta võttis lihtsalt maha, noh, selles mõttes, jah. Aga minu meelest tegid veel mingid tüübid. Ta oli näha, et käis mingi selline tulede vahetus kogu aeg. Aga see on sama, mida sa, ma arvan, siin maanteel sõites, kui lund sajab ise autoroolis ka teed, et vahepeal ongi lihtsalt öösel pimedas mugavam sõita tavatuledega, lähituledega kui nende kaugtuledega. Et täpselt sama teema ja tegelikult ongi õige valik, et kui sa usaldad oma legendi piisalt, siis niimoodi ongi mugavam sõita. Ja loomulikult ei ole ju Sururi ainsad mehed meil roolis Tänak ja Linnamäe, meil on mehi seal veel. Redo Riets. Oi, ma tahan millegi eest minut 20 saanud, ma isegi 8 minutit ei starti hiljaks. Just mingid autoprobleemid on. Jah, aga ta Riets, kuidas neid aegu võtta, sellised stabiilselt sinna, heal juhul sinna 10. koha lõppu on olnud, et ei ole nad ühtegi sähvatust, et kas see, et ma olen oodanud talt ühte sähvatust, kas see on nagu minu rumalus või pigem saada lootsid, et tuleb mõni selline ühe korra vaatada topa, et on seal täitsa, ma ei tea, kuskil Linnamäe ka ühes tempos näiteks mõnel kiiruskatsel. Ei, seda ma kindlasti ei oodanud, et eile me rääkisime ka nii palju, et kui ta seal 10. koha piirimaal tuleb, siis see on väga okei. Ta on ikkagi väga vähe sõitnud viimastel aastatel võrreldes Linnamäega näiteks, et siin on telefon ka lendab, et täiesti arusaadav ja pole üldse mingit etteheidet. Ma arvan, kui sähvatust oodata, et kindlasti ei arva, et ta peab siin Linnamäega võidu sõitma, aga võib-olla suudabki sealt, kui ta praegu on seal kuskil top 10 piirimail on 11-12 positsioonidele sõidab WRC2 arvestus, et ta võib-olla suudab teha top 7 näiteks, top 8, aga ma arvan, et tänastes oludes kindlasti poleks nagu olnud mõtet seda oodata, et kui vaatame, mis seisud homme on, kui on olud okeid, siis ma arvan, et ta saab selle mingi mõnusa rütmi kätte ja suudab seal tegelikult näidata ka paremat kiirust. Ja junior WRC-s, seal vist ei saa vist päris lutku panna, sest meie saate ajal on mitmed mehed alles teel, aga Roomet Jürgenson, et see võtab hästi Jotril, et ta peale 6. kiiruskatset oli siis 4. kohal, et seal olid, eespool oli rootslane Johansson, austraallane Jill ja sakslane Schwarz, mitte Armin, vaid Fabio siis, ilus eesnimi Fabio. Yeah. Ja siis Jürgenson siin 19 sekundit maas, ehk temal on ka üks võitis 5. kiiruskatse, eks ole, ja seal sellised torred on kuskil eesotsas olnud, et tegelikult justkui päris tipp-topp, et tal... Jaa, nõus, täiesti nõus, ülitubli sõit. Rootslane kindlasti on praegu natuke teisest klassist, aga vahed on väikesed. Kaotust ju rootslasele 40,7 on ju.
ma vaatan pärast 7 kiiruskatset. Kõik ei ole kohal veel. Kõik ei ole kohal, aga Fabio Schwarzist on ta mööda läinud. Ja. Ehk siis, kusjuures Fabio Schwarz, ta on siin Eestis ka palju sõite Lätis, et ei tundunud üldse tegelikult, pole vähemalt tundunud selline väga kiire mees nüüd, aga püsib päris hästi seal tempos. Et ma arvan, püsida siin top 3 on ikka nagu, ma arvan, üle ootuste, et tegelikult enne rallit ka neljapäeval rääkisime, siis ma arvasin, ma ütleks, top 5 oleks ka päris okei siin esimeseks ralliks. Ja olgem ausad, et eks need olud on ka sellised, et siin juba see, et sa tuled lõpuni selle päeva. See on suur asi. See on juba suur asi. Võib-olla kui üldse see junior WRC-s, kes nagu üllatanud on, siis on see Taylor Gill, et kes tegelikult siin on ka ju selle Pirelli FIA Star, mis iganes nimi see on, sarja kasvandik koos Jürgensoniga, et tema tuleb väga hea tempoga ja tema tempo on üllatav, sest kui nad on siin terve eelmise aasta jooksul võidu sõitnud, siis ma ütleks, et Romet oli ikkagi nagu grammi võrra eespaldast alati. Et selles mõttes on lahe, et on ta ka kuskilt mingi kiiruse leidnud uskumatul kombel. Ta vist elab nüüd ka Soomes juba. Palju neid rallimehi, palju neid eksootilisi rallimehi on, kes Soomes ei ela. Ma just arvan, et võib-olla see Soomes elamine ongi nagu praegu ka seda kiirust kasvatanud, sest seal ikkagi sul on nagu käe-jala juures kõik võimalused, et nende kiirete teede peal õppida sõitma. Nii, võtame ette küsimusi natukene. Jah, kuule, hea tempo on peal üle pikka aja. No nii, küsimustele auhinnad on, kas sa mäletad, mis olid? Ei mäleta. Ausalt, nüüd on küll java, sellepärast, et Tundar lõõres sõnad peale, et ütle kindlasti, et ma arvan, et seal oli Termos ja oli see... Jaa, Delfi see matka mingi tekk või mis ta oli. Matka tekk ja mingi Joodi Anum. Just, midagi sellist. No enam-vähem tuli välja küll, järgmine kord on meeles. Nii, Ingvar, vana hea. Nii. Küsimus... Kas sõitjatel on Rootsi ralli jaoks talverombe seljas või on igal rallil sama rombe? Ma arvan, et sealt listist mõni kasutab vähe paksemat kombet, aga ei näe otsest vajadust selle jaoks, sest autos on ikkagi parajalt palav. Nii et mina eelistasin õhukest kombet ka talvel. Lihtsalt see paksuga läheb väga palavaks autos. Eks see on, et autos on jope, mille sead välja minnes peale panna. Ja, just. Või siis nagu Munster tegi aknale, mille sa ära lõpsid ette tõmmata. Kas sa oled ka tunned Joppega midagi niimoodi lappinud? Ei, Joppega kindlasti ei ole. Mäletan, üks kord Aluksne ralli oli, kus sai üle katuse käidud seal lumevallis ja siis tee peal auto tagasi lükata ja siis oli lugu lihtsalt, et tuli esiklaas põhimõtteliselt eest ära lüüa, et tuli otse nautida mõnusat talveilma. Jaa, siin on natuke siis tänatu asju ka, et need on superralli teemal küsimus, kas Ott peab laupäeval startima või võib ta laupäeva vahele jätta ja alles pühapäeval peale tulla? Startima peab, aga ta võib ka teha nii, et ta läheb esimesest AKP-st läbi service out ja katkestab päeva. Et siis sellisel juhul ei peaks. Et siis ta saab nagu laupäeva pooleli, et aga nagu nii-öelda service out'i peab ikkagi ära tegema. No olgem ausad, tänakul vist on ikkagi see seis, et iga kilomeeter, mis selle uue Hyundai on, et see on ikkagi vist väärt. Et... No me nägime, et ta shakedowni pani ka 5 ringi, mis tähendab, et ta ikkagi ise, tal on endal motivatsiooni saada see auto paremini enda käppa, nii et ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks ta peaks jätma homse nagu pooleli, et hooaega vaadates siis ta peab seda tegema, sõitma. Jassil on 2 küsimust, aga ma alustan teiselt poolt, et tegelikult kui Tänat sinna valli tõmmas, natuke ta sai masina välja, hakkas hübriidiga liikuma ja siis tegelikult oli küll selline olukord, kus vaatan, kas ma kirjutasin üles. Sellest olust me ei olegi rääkinud sellest olukorrast. Sellepärast ma jätsin küsimusele, et näevad ei kirjutanud. Formo ütles, et ikka joppas. See oli raju. See oli väga raju. Lähtume Jassi küsimusest. Kui Paut oleks täna ära näinud, kas süüd oleks olnud Ott või korraldajad? Ehk siis olukord oli, kes ei näinud, ma arvan, paljud siis nägid, et Formood oli sealt, ma ei tea, üle nutri 160 kiltsa tunnis, üllatus Tänat oli ees, sai napilt mööda ja tundus, et Formoo ei teadnud, et seal teiselt poolt nutri see Tänat üsna aeglaselt sõidab ja selles mõttes isegi vedas, et see tee oli pisat lai, et saigi ikka täiskiirusel mööda minna. Ehk siis küsimus, kes oleks süüdi olnud, kui oleks midagi juhtunud või kas Formoo teadis tegelikult?
Ei, ma ei usu, et Formeau teadis, et ainus viis, kuidas seda siis nii-öelda teada anda sellistes oludes võib meeskond kommunikeerida ekipaažiga. Aga nendel katsetel, sellistel kiiretel katsetel, ma ütlen ausalt, et ma ei tahaks kuulda mitte ühtegi kuradi kommentaari, mis mulle kõrva tuleks meeskonna poolt sellise katse ajal, kus sa laudid seal 160-170 kilomeetrit tunnis, et see tekitab niivõrd ohtliku olukorra. Ehk see ei ole nagu variant, teine asi oleks olnud variant panna siis GPS-i nii-öelda tablood on autos, on ju, ma ei tea, ei ole red flag, on ju, aga anda kuidagi märku sinna, jällegi, kas seda oleks näha või mitte. Nii et ilmselgelt antud olukorras oleks süüdi Ott. Ja selles mõttes ma nagu mõistan Formeaud, et Formeau ütles ka, et ta peab seal, ma ei mäleta, mis ta ütles, et Otti natuke nahutama sellest, mis ta tegi, et tegelikult see oligi natukene nagu tobe olukord, et Ott teadis, et tal midagi võtta ei ole, et ta pani kohe selle hübriidiga minema, mis ka tegelikult sai seal katse pealt tühjaks ja see jäi seisma. Et väga-väga õnnelik juhus oli see, et see seal avariid ei toimunud ja olukorra ajal oleks Ott olnud süüdi küll, minu silmis vähemalt. Et sellised paute on, et me oleme näinud, et see Rootsi ralli on ju võib-olla selles mõttes eriti totter, et seal, kui seal ei ole ruumi. Ja seal ei ole ruumi ja Pruusarallil sa näed kilomeetri kauduselt, et Pruus on üleval, seal sa nagu ei ole mitte miski hoiata ka. Minu meelest oli see üldse üllatav, et nagu Ott läks sinna rajale tagasi selle hübriidiga, kui ta teadis, et ta on juba mingi 1,5 mintsa kaotanud, on ju seal seisis korraks, proovis puhastada midagi, vaatas, et radikas katki, nagu lase siis järgmine auto mööda, siis mine, et minu meelest oligi see huvitav olukord, et ta sinna tagasi läks. Jaa, sellega me vist vastasime ka ära Jassi teise küsimuse, et see oligi, et või tegelikult ma natuke parafraseerin, mis seal üldse siis teha annaks, et sellised olukordi ei juhtuks, et kas üldse, kas see on asi, mida saab kuidagi nagu reaalselt vältida nii, et ei juhtuks, et iga sõitja, ma arvan, nagu kohustus on see, et veenduda ohutuses. Et üks asi on see, et kui sa seal oled võidusõidu sees, teed mingi refi vahetuse ja näed, et sa oled minuti 1,5 kaadanud ja paned edasi kohe, mis oleks okei, sest sa saad võistlustempos jätkata, aga kui sul ikkagi on ralli juba tuksis, sa tead seda, siis minna tagasi katsele teades tegelikult, et tõenäoliselt sa jääd sinna, sest see hübriid ei kesta, siis eks see ongi iga sõitja nagu oma vastutus tegelikult, et veenduda ohutuses. Samas, ma nüüd kaitsen õnneks, et oleks ta seal tuld finišisse 3-minutilise kaotusega, oleks homme võimalik sõita olnud küll. Tal ei olnud ju midagi. See oli ju enne hooldust. Oleks sinna finišisse londanud, oleks hooldusesse londanud. See hübriid kestab 10 kilomeetrit jääl ju, võib-olla 5. Jah, väike lootus ja mehel oli. Tahtis sooja võib-olla tagasi. Nii, mis siin veel? See on hea küsimus võib-olla. Kui Otiga nii edasi läheb ja Neville saab Rootsis head punktid, mida ta hetkeseisuga ei saa, ja Neville'i läheb paar rallit veel hästi, siis kas Ott on teine piloot Hyundais. Küsimus kaudselt on see, et millal see juhtub. Et vahet pole, kas Ott on eespool või Neville on eespool, et mis sa arvad, millal see juhtub, et öelda, et tiim otsustab, et nii, nüüd sina oled esinumber, sina teine number. Päris hea küsimus. Ma arvan, et Abitebouli juhtimist arvestades see juhtuks ühel hetkel. Aga millal? Tõenäoliselt pärast seda, kui need kiired rallid on läbi, ehk siis Poola, Läti, Soome, ma arvan, pärast seda saab nagu sellise pildi ette, et nii-öelda Oti maiuspalad on tehtud ja kus ta siis paikneb omadega. Ja kui ta siis on ikkagi nagu Neville'ist olulisel määral tagapool, siis ma arvan, et see ongi mõistlik teha, et mul ei ole neid sinimust valgeid prille, et ma üritan nagu realist rohkem vaadata, siis ma ütlen, et see olekski mõistlik see switch teha, et tegelikult ilmselgelt on ju oluline, ma arvan, Hyundail mõlemad tiitid koju võtta ja üks sõitja võiks teist aidata, kui teine ongi nii palju juba eespool, et nii-öelda matemaatikat vaadates tundub tõenäolisem, et see üks läheb tiiti peale sõitma. See Andruse võib selles mõttes maha rahustada, et vaevalt see juhtub enne septembrit, eks ole, või enne augustit. Ma ei usu, jah, väga. Et siin muidu Neville laseb seal kuskil kiiretel rallidel paar punkti ja siis oled juba teist. Isegi kui see vahe oleks nagu suur,
enne neid 3 kiiret rallit, siis nagu seda oleks tobe teha, sest tõesti Abite puhul teeb ka väga hästi, et need 3 rallit on nagu Ott ja Maius paled ja kui seal midagi tuksi läheb, siis ongi see teema, mida me rääkisime just, aga enne seda nagu tundub kuidagi täiesti mõttetu mingit sellist otsust teha, et hakkaks Neville'i aitama. Sellele seda, et kas Toyota sõida, millal tahad, mehed solgivad WRC sarja see aasta. Seda te vist teile kommenteerisite, on ju. Mina ütlen rasis, ma saan öelda, et minu mees solgib, et mulle meeldib, kui Toyota esinumber oleks Evans, kui ülend ei taha sõita, et minu see suhtumine on kummaline, et nüüd Rovanpere tuleb ja särab ja läheb ja teeb, et ta totra mulje jätub, et küsimus on see, mulle meeldib see Taneli küsimus, et kas võib olla, et Kalle ja Ogier on Latvale lihtsalt pähe istunud ja teevad, mida tahavad? Ma arvan ka, et Latvala küll ei julge öelda Ogierile näiteks, et tõmba hooga maha, et see tundub kuidagi nii veider, aga jällegi ma arvan, et ka täna nagu hinnates neid 2 meeskonda, Toyotat ja Hyundait, siis tegelikult jällegi, no ma ise Latvala asemel ei ütleks selliseid lauseid välja, et meie tiimi käsklusi ei jaga. Tõenäoliselt ühel hetkel hooajast peaks nagu selle peale mõtlema. Olgem ausalt, sa ütled Ogier'le ja ta ei julge öelda, kuule ta peab hoidma Rovanpere ikkagi rõõmsana järgmise loojal. Sa ei saa minna Rovanperega niimoodi tülli, et Rovanpere... Ta läheb Hyundaisse. Ja Rovanpere ütleb, näe, mis ma lähen Hyundaisse, et sa ei saa, et kui Rovanpere ütleb, ma tahan sõita see hooaeg 5 rallit ja järgmine hooaeg teen täis hooaja, siis nii ongi. Ja Rovanpere ütleb, ma tahan need võita, siis sa ütled, jah, nii ongi, et siis tule võtta meil järgmine aasta tiitel. See mõttes ta on lollis olukorras. Ongi. Ega ta ei saagi nagu sõitjad suruma hakata selles mõttes. Aga jällegi, kui ma ütlen, et sõitjad võiksid ka ise sellest nii palju aru saada, näiteks samamoodi pärast mingit, ütleme seal august-september on ju, võiks aru saada, et kui on vaja, siis ka Rovanpere on valmis Evansi mööda laskma. Et minu meelest see tundub kuidagi nagu meeskonna mängu mõttes, tunduks nagu aus. Ma tean jälle, fännidele see väga ei meeldi tõenäoliselt, aga kui olukorrad on sellised, siis ma arvan, tuleb võtta kõik võtted kasutusele. Mina vähemalt arvan nii. Ei tea, kas me see aasta näeme väga palju seda, et Latval ei viitsi kohal, et ta laseb ise tõristab oma neid historiikurallisid, et las Lindholm jändab nende meestega, et mida ma siin ikka ise jändan. Ei tea, mida see Latval üldse seal teeb. Jah, ma ei kujuta ette. Gunnarile küsimus, ma vastan tema eest, et Gunnar kiirustades või pani pealkirjad täna tegi raju avarii. Formo suutis talle otsa sõitu vältida, et küsimus oli rohkem see, kas seda tänaku avariid saaks on õige kasutada sõna raju ja mis sõnadega võiks kirjeldada näiteks Oti 2020. aasta Montavariid. Siis ma ütlen, et ka näiteks blogis ja kui sa üldse teed neid asju, et kui sa tahad neid asju, et need asjad oleks üleval niimoodi, et kiirelt siis sa kasutadki sõnu, mis sul esimesena pähe tuleb ja kui see avarii tundus raju ja siis sa lähebki üles, et ta oli raju, et ma ei arva, et see oli väga vale sõna või? Vot ma ei ole ajakirjanik. Ja ma ütlen, et see võite seda blogimist ja kõike seda võite ühe kord proovida. Olukord, ütleme, situatsioon oli raju, et ilmselt välja sõit raju ei olnud, aga situatsioon oli võib-olla, ütleme siis kogu situatsiooni kohta, ütleme raju. Ja vaatame, kas siit veel midagi on tulnud. Ingmar küsimus tuli, aga see oli sama küsimus nagu Jassil ehk jõuti ette. Ingmar hakkab aeglaseks jääma. Võt, et äsivad ka parimad teatavasti. Anname andeks. Jaa, mis me siis, kuna me lähme homsele päevale vastu nii, et me ei tea, mis seisust me lähme, sest meil on üks see sõita, siis mis me siis homsest päevast ootame, mis on Roland Poomi kõige, siin on Rallorant küsib, Poom vastab, vana hea formaat, kes on homse päeva lõpuks makspunktide peal siis nii-öelda, et kas Lappi või Katsuta, ehk laias lastus on küsimus, kas usud, et Lappi tuleb päeva läbi ilma muredeta? Ma arvan küll, jah. Kas see Katsuta võid, see oleks ikka eriti raju asi? See oleks küll, aga ma räägin, et kui jälle statistikat vaadata, siis Katsuta on hea, aga ta väsib ära. Või mingisugune probleem tal tavaliselt tekib ja tulevad mingid rumalad vead, et ma arvan, et Lappi on see, kes suudab oma võtta. Homme lund teatavasti ei saja. Neville on 3. kohast Solbergist laias laastus, ütleme, 1,5 minutit. Homme on meil sõita 6 pikka katset ja 1 lühike katse.
kas nii-öelda võrdsetes oludes Neville tõuseb sinna kõrgesse mängu tagasi ehk siis, mis tal võtta on, 6. koht? Jaa, selles mõttes, et ma arvan, et see on äge võidusõit üleüldiselt, tartab sealt annab tulema, eks ole. No ma praegu vaatan, et Rally 2 autosid siin on ees päris palju tal, on ju. Jaa. Et top 6 jõuda on vaja 5 tükki ära võtta või? No, jaa, ei, ma arvan, et ütleme nende Rally 2-dega küll probleemi pole, nii et top 6 on kindlasti, ma arvan, käega katsutav. Jah, et mis ta siis on, homme, kui täna oli siis 108 kilomeetrit sõideti, siis homme tuleb 126 kilomeetrin päev ehk veel rajum andmine. Ja selles mõttes, et homme vist peamine asi, mida nüüd jälgida on, et see Linnamäe, kuidas, et annaks jumal, et jõuaks kohale, see on vist peamine. Jaa, ma arvan, et Linnamäe puhul tegelikult võib-olla isegi oleks mõistlik nüüd korraks gramm maha võtta, et mega suur tee on ära tehtud. Pajari on ta selja taga 8 sekundiga. Ma arvan, et tegelikult kui on näha homme, et Pajari ikkagi on nagu selgelt kiiremdas, siis tegelikult otseselt võidu sõitma pole mõtet minna. Ma arvan, et tähtis oleks tuua siin hooaja alguses see poodium ära, et lihtsalt oleks nagu hea koht, kus nagu selle hooaega edasi minna, annab kindlasti kõvasti motivatsiooni. Et ma usun, et see top 3 püsida oleks eesmärk, et mitte nagu edasi raiuda kõvasti. Jaa. Saime vist, kuule nagu natsti. Mis see meie klassik oli, 55 minutit? Umbes. Mul on üks lureja küsimus veel. Kas see on juhus, et alati oli saade videopildis ja veel seda, kui mina hakkasin ka saateid tegema, siis nüüd otsustati, et sel hooajal ei ole videopildis. Lureja küsimus Eigolt. Et sa oled nii abemesse läinud, et... No, ma ei pea enam ilus olema, sest et mul elu on lill kohe vaata, et see, ma pole 3 kuud abet ajanud, sest ma teadsin, et mul keegi näe mind. Ja täpselt selles põhjus ongi, et Eiga on nii karvane. Jaa, okei. Aga homme alustame päris vara taaskord, mitte ma peast mäletaks, mis kell see oli, 8:45 läheb Tallinna aja järgi lahti, ehk see Rakveres vist on enam sama aeg. Jah, pluss miinus mõned minutid, aga umbes täpselt sama. Ja siis homme samamoodi võetakse rallipäev Rottu, homme on siin vastas Roland Poomil hoopis Gunnar Leheste, kes põhiboss. Ja, siis tuleb panna viisakad Ristisa. Ristisa. Me peame ikka ilusad ja loomulikult te kuulete siis ka homme kõikide märkide järgi Kaspar Uusi ilusat juttu. Aga sellega võtame Rottu. Jaa. Nagu supsti Rakverest Tallinnasse ja supsti Tallinnast Rakveresse. Nii see elu reib. Nii ta läheb. Aga okei. Oli mõnus, oli tore ja homseni. Kuuleme homme jälle.